Tere kõigile, me oleme Kõrvekülas. Siin minu selja taga on Kõrveküla uus spordikompleks ja ma ei tea, vist sinna koolile ehitati ka juurde midagi. Ja tegelikult ülikõva batuut on siin. Need batuudid on erinevad. Siinkohal ma meenutan 2022. aastat. Juunikuud peale jaanipäeva hakkavadki haavad paranema, kus mul lapsed siis Mart Reiniku gümnaasiumi hoovis, see oli samasugune asi, hüppasid batuudi pealt maha. Noh, niimoodi. Mina neile ütlesin, et mis mõttes on ju. Me tegime omal ajal ikka nii ja siis tegin õhus piruetti ja maandusin jala peale. Aga see on niisugune, vaata, ma olen kriitiline, enesekriitiline. Ta ei tulnud nagu väga hästi välja see hüppe. Siis ma tegin kõrgelt, hüppasin uuesti ja siis vasaku jalagas käis korralik krõps läbi. Ma sain aru, et nüüd on nagu pidu läbi, et nüüd on emosse minek ja jalg hakkas paisuma ja siniseks minema. Ühesõnaga see näidis hüppe maksis mulle jalaluu, mille tulemusena mind ka enam väga teenistusse ei ole võetud, ei taheta mind enam. Aga tuleme siia poole siin, vaatame üle kõik need võimalused, mis on siin selles Kõrveküla saalis. Siin on selline takistusrada on siia tehtud. Lastele päris hea ronimise võimalus. Siit ma ise ei hakka läbi minema, sellepärast, et siin on ikkagi sellised kindlad mõõdud, aga just kõik mis puudutab koordinatsiooni, jõudu, kõik on siin need elemendid olemas. Siin samamoodi, et mis kohas me olime selles Uliles, ma tegin selle rännaku läbi, siis ma tean, et tegelikult siin, vaata, kui kõik need asjad kiiguvad ja liiguvad, siis sul peab ikkagi päris palju jõudu olema, et siin ilusti sadulas püsida, mitte maha kukkuda. Siit samamoodi läbi, see nüüd tundub võrreldes nende eelmise kahega, tundub nagu siuke võib-olla kõige lihtsam. Siin on need jalgade jaoks mõeldud võimalused. Ja noh, see nüüd on jällegi laste jaoks on see ka päris jällegi keeruline, et siit kinni võtta. Samas on siin neid hoidmise võimalusi natukene rohkem. Ja siin on siis see ämbliku osa. No ütleme nii, et siit läbi minnes tegelikult on see lihaste töö päris suur, et jällegi müts maha, et selliseid asju tehakse, see on siis selle rännaku lõppfaas. Aga tankule vaatame siis need jõusaalimasinad ka üle. Et jõusaalimasinate koha pealt jällegi meile tuttav nimi David, Cityline.com, et täpselt samasid masinaid me nägime siit mitte kaugel oli see raaditerminali tankla. Lamades surumisest rääkisime ja tegelikult mul endal tekkis nagu mõte, et iseenesest, kui mul õnnestuks, vaata ma proovin seistes, põhimõtteliselt käte kõverdamine kui selline, biitsepsi jõul on teostatav, aga noh, see on vähe laiemad vennad, need ei mahu siia ära. Teistpidi jäävad need käsikud vist lähevad liiga kaugele. See on lihtsalt selline mõtlemise koht. Samal ajal ütleme, vaatame korra seda õlatõmbet. Õlatõmme küünarnukk õlast ülesse. Ja tegelikult mul tekkis üks mõte veel, mis võib-olla ei ole selline esteetiline, aga kui sa seisad siia pingi peale, tõmme ja tagasi, siis tegelikult siin töötab selg päris hästi. Siin on õnneks on kõik puhas, et ümberringi on muruplats ja mingid porijälgi siia ei jäta. Ja vaatame üle ka siis selle selja, mitte selja, vaid rinnalihase lamades surumise. Küünarnukid kehast kaugel eemal, sa surud ülesse, surud alla ja tead, kui äge praegu päike mul otse paistab silma. Võtan ühesõnaga, võtan ka päikest üheaegselt samal ajal. Tunned, kuidas minu rinnalihas paisub. Iga liigutusega sa muutud järjest rohkem Heraklese moodi. See ei ole üldse tegelikult talb. Lamades surumist, kui palju teha, ütleme, kuna ta on baasärjutus, rinna baasärjutus, siis võib-olla teha 4 seeriat, 8-10 kordusseerias. Ja jällegi, sa võid enda jaoks elu lihtsamaks teha. Võid siia tekitada mingisuguse lisakõrgenduse, kui sul on, kui sa siin lähedal elad kuskil, tekitad siukse 10 sentimeetri kõrguse padja, tugevama ja sa saad selle rinnalihase venituse palju sügavama. Nii et siin pingi peal seistes saad teha seljatõmbeid alt haardes, pealt haardes, saad ise ka jõutõmbeid teha ja samamoodi saad ka rinna teha. Nii et selg ja rind saaksid koormust. Aga vaatame üle, mis siin veel on. Siin on paar pinki veel. Jällegi Omni. Tundub, et siin on õhtul olnud päris korralik pidu. Eile oli siis jaanipäev
mingi naisterahvas on siin teinud, siis ma ei tea, mis ta siin on teinud, võib-olla on mingi härraga koos, on nad siin mingeid harjutusi teinud, aga et kallis Kõrveküla inimene, kes sa need kingad siia unustasid, et sa tead, et need on siin olemas. Et igasugused asju tuleb ette meie nende seiklustes. Siinkohal kõigile väike meeldetuletus, visad vennad, et vaadake meie videosid, igav meil ei ole, et alati on midagi sellist kusagil ees ootamas, aga suur mingisugune reka moodi asi läks. See nüüd on jällegi siis kükimasin, kus on võimalik teha õlatõmbeid, siis on võimalus teha õla surumist, kas kukla tagant või eest. Põhimõtteliselt kõik võimalikke surumisi siia eraldi kaldpinki kui tuua, siis on võimalik ka kuigi palju rinde teha, aga nii sügavale me ei hakka nagu mõtlema. Küll aga vaatame jalad uuesti üle. Kõigepealt mõned kükid. Alla ja ülesse. Jala baasärjutus töötab ilusti, läheb sügavale alla ja lähed ülesse. Sakslastele läheb see julmalt hästi peale selle. Et väljaastete koha pealt veel kord. Ikka ja alati ma täpsustan, kui sa astud ühe jala ette, teise jala taha. Tehniliselt, sa lähed alla, liigud ülesse, siis peaks olema nii, et ülakeha on suht otse, sa näed oma esimesele varbaid ja tagumise jala põlv jookseb õlaga ühel joonel. Alla ja üles. See on selline hea võrdne jaotus mõlemale jalale. Sul töötab reie tagaosa, natukene tuharaosa, reie nelipea ja vaatame säärega korraks veel üle. Kes ei ole meie saateid vaadanud, siis tõused üles varvastele ja alla. Varvastele ja alla või sa lähed kükiga ja tõused varvastele. See on selline kõige lihtsam variant. Kannad koos, hopp, see siis mõjutab rohkem sääre sisekülge, varbad koos, sääre väliskülg. Et igasuguseid võimalusi, seal me tegime rinna, seal me tegime selja, siin on siis võimalik teha õlga, on võimalik teha jalga, säärt. Väga hea, oota. Üks asi veel. Vot nii, tahapoole kaldus ja töötab biitseps. Nii et tegelikult ära sellepärast muretse, et sul see väike pähkel, et see nüüd ei paisu. Paisub ikka. Ma ei tea, kas me need naiste kingad jätame siia või? Jätame nad siia, et igal juhul, kes siis siin toimetas eile õhtul või mine sa tea, võib-olla otsisid siin üleile õhtul, jaani õhtul otsisid sõnajala õit. Nii. Samas ma kujutan ette, tead need Kõrveküla suured kollid vennad, mingi 140-kilone, mingisugune Ants on suure habemega. Mõtles, et õhtul teeb sellise omaette olemise ja paneb siis sellised uhked kingad jalga ja teeb kükke. Et ma ei tea, mis see jalanumber oli, aga võib-olla on Antsul väike jalg. Nii, see on nüüd jälle see kummaline pink. Kõhulihase pink. Lähed siia ja jälle üles. Lähed siia ja jälle üles. Mind teeb natukene selles suhtes nagu häirib see, et ma pean nagu seda pea tuge kogu aeg nagu jälgima. Et see kuidagi, ta ei ole mugav. Ja pildi pealt ka, vaatan see õppepilt. Ei, ta on nagu liiga mugavaks tehtud. Et ma oleks pigem lasknud selle veel allapoole ja ühtlase tasapinnaga võib-olla oleks kõhule suuremat koormust saanud. Aga teinekord on mugavus selliste elementidega keeratakse vint liiga palju üle. Võtame siitpoolt, ma vaatan nüüd selle alaselja ka veel üle. Iseenesest on mugavad pingid, midagi halba öelda ei ole, aga liiga mugav ei ole ka alati kõige parem variant. Käed on pea juures, lähed alla ja lähed üles. Ja kui sa selles asendis oled näiteks mingisugune 20 sekundit, 30 sekundit, siis tegelikult see alaselg, tuhar osa ma siin käega katsun, see on ilusti pinges. Töö käib, nii et väga-väga hästi läheb. Et siin võid proovida erinevaid variante ja loomulikult kõige olulisem minu jaoks vähemalt 2 lihasgruppi, selleks on rind ja selleks on triitseps. Küünarnukid kehast kaugel eemal. Lähed alla ja lähed üles. Triitseps. Siin praegu siis on triitsepsil väiksem koormus, umbes 30% ja 70% on rinnal. Ja nüüd läheme rinnalt üle triitsepsile. Küünarnukid on keha lähedase, pink on natukene viltu. Ta on natukene viltu.
aga põhimõtteliselt töö saab ära teha. Ta on siia poole kaldus. Niimoodi silma järgi võib-olla ei saa hästi aru, aga ka tegema siis natuke, see tähendab seda, et kogu keha raskus kaldub ühele poole. Aga mis me saame Kõrveküla kohta öelda? Esiteks see Omni Gymi masinapargi valik on väga hea. Need on ühed kõvemad masinad vist üldse Eestis, mis me oleme siiani näinud. Põhiasjad saab ära teha. Rinnalihase saab ära teha, siis muidugi, mida ma ei näe, on tavaline lõuatõmbekang. Aga võib-olla ma ei ole väga tähelepanelik. Aga jah, see samas rinnalihase pingi peal, nagu ma sulle näitasin, võtad jalatsid ära ja saad teha seljatõmbeid, saad jõutõmbed teha ja saad ka teha ette, tõmme, alla ja üles, sellega ilusti ei ole probleemi, paned lihtsalt suurema raskusse selja jaoks. Siis sa saad teha õla ära, kangiga surumine, õlatõmbed, sa saad teha kükid ära, väljaasted saad ära teha, sa saad biitsepsid teha ja siin sa saad teha ka käe tagaosad triitsepsi, kõhulihase osas. Noh, ma võin ka seda näidata, alternatiivi ongi seesama variant, et sa oled siin, sa tõstad jalad üles ja tagasi, tõstad jalad üles ja tagasi. Näiteks selline kõhulihase harjutus. Hoiad tasakaalu, samal ajal kõht ilusti töötab. Ma ei tea, isegi kui ma võib-olla siin oleksin ja teeksin, ma võtaksin siit pingiservast ja veaksin niimoodi. Ja saan külgedele ka vedada. Et ma teeks mingi sellise asja ka. Et siis on ka kõhulihas kaetud tsentrum, kõhupõiklihased, kõik on ilusti töös. Aga sõbrad, kindlasti lõpetuseks meeldetuletus. Visade vendade lehele minge. Kui sa ei ole veel seal seda lehte jälgimas ja kui see, mida sa nüüd kõike nägid, oli sinu jaoks piisavalt atraktiivne, informatiivne ja võib-olla natuke ka seksikas, et siis kindlasti hakka neid visasid vendasid jälgima. Meil tuleb päris selline huvitav projekt. See osa, mis me praegu teeme välijõusaalides, see on ainult selline sissejuhatav osa. Meil tulevad kindlasti väga sellised põnevad, põhjalikud arutelud erinevatel teemadel. Me tahame hakata kutsuma erinevad saatekülalisi. Samamoodi toitumisest peame rääkima päris palju. Anna šokolaad siia. Sa tead, mul on veresuhkur väga madal. Ma pean magusat sööma. Kes ei tea, kes ma olen? Tõemust sa ei tunne ära nende. Siis ma olen mingi tühine, mingisugune 9 korda Eesti kulturismi meister, Eesti meister klassikalises kulturismis, 9 korda Eesti karikavõitja, 1 korda absoluutne Eesti karikavõitja Eesti klassikalises kulturismis ja kulturismis üldse. MM-il on ka medaleid saadud, 2 korda Põhjamaade absoluutne meister ja nii edasi, et ma võiksin siin kiidelda ja hoobelda mingi üle 70 võistluse mu selja taga. Nii et kogemusi on oma jagu ja ma võin ka tuua tõesti välja hästi selliseid ekstreemseid näiteid, et kus ma olen olnud USA-s treeninud maailma tippsaalides ja samal ajal olen ka teinud näiteks 2015 Helmes oli see suurõppus Siil ja siis ma olin veel tegevteenistuses ja ma valmistusin Euroopa meistrivõistluseks põhimõtteliselt metsas kännu juure all. Nii et kogemusi on meil nagu hästi palju, Tank on praegu mul operaatori rollis, tema ka kindlasti hakkab nendest saadetes aktiivsemalt osa võtma. Super, viimane pea. Aga praegu me naudime seda suve, võtame sellest suvest maksimumi, me käime hästi palju igal pool ringi. Muide meid kutsuti sellisesse kohta nagu Maarja Magdalena. Ma olen seal tegelikult elus mitu korda käinud, hästi selline ilus koht, et kas me nüüd täna jõuame, ma ei oska teile pead ei anda, aga ühesõnaga, kui keegi meid kutsub kuhugi, siis me paneme selle endale igal juhul kirja ja võimalusel kindlasti vaatame selle saali üle, anname omapoolse sellise hinnangu. Aga Kõrveküla saali kohta 5+, midagi halba öelda ei ole, kõik on väga head. Need Omni Gymi masinad siin on väga head, töötavad väga hästi, korralikult kõik masinad on puhastatud ja need kingad muidugi, see oli omaette vaatamisväärsus, see oli elamus, et nende kingade omanikku me tervitame omalt poolt. Lot of heart feelings, something like that. Aga näeme juba järgmistes saadetes, olge tublid, liikuge rohkem, tavaiks, olge tublid.